Tere kõigile! Mina olen Jaana Mäomaa, olen 17-aastase kogemusega raamatupidaja ja ettevõtja. Ja täna toimub minu esimene podcast. Ma olen natuke selline elevil, et väga põnev, aga kus mul see idee üldse tuli, et midagi sellist teha, sest tegelikult on meil neid podcaste ju, tehakse, on päris palju. Aga just nagu natuke teise nurga alt ja natuke omanäolisemalt. See oli minu mõte. Aga mina siin lähiajal sain kokku oma potentsiaalse kliendiga, siis raamatupidamiskliendiga ja meil see kohtumine oli päris pikk oli. Aga sealt tuli mul see taipamine, et issand, kui ägedad inimesed Eestis elavad. Ja ma ei teagi kõigist neist, ma ei peagi teadma. Aga mõte tuligi, et ma teengi ettevõtjatega podcasti, et rääkida nende nagu rõõmudest, muredest, õppetundidest, et kuidas nemad millestki jagu saanud ja võib-olla see inspireerib või aitab ka kellegi teisel oma valukohast, niinimetatud valukohast üle saada. Ja nii siis saigi alguse see. Ja täna minu esimeseks külaliseks on Inga Meremaa. Ja ma arvan, et Inga, sa tutvustad ennast ise. Ja tere Jaana ja palju õnne sulle sinu esimese podcasti puhul. Ja minul on väga suur hea meel ja ka suur au olla sinu esimene külaline siin täna. Ja mina olen siis väikeettevõtjate turunduspartner ja mõttekaaslane ja mentor ja kui vaja, siis ka coach. Nii et kõike seda on tehtud ja minu taust on siis selline, et mul on olnud siis selja taga 20 aasta pikkune karjäär turunduse, kommunikatsiooni brändijuhina, nii et see kogemuste ja teadmiste pagas on väga suur ja mul on tõesti super hea meel, et ma olen saanud aidata ka paljusid väikeettevõtjaid, kuidas teha siis turundus efektiivsemalt ja kergemalt, et see ei oleks selline frustreeriv kogemus, vaid pigem oleks põnev ja lõbus ja et see võib isegi meeldima hakata. No ma võin omast kogemusest ütelda, et siin 2-3 aastat tagasi, kui hakkasin ka tegelema rohkem nagu müügi ja turundusega, siis tegelikult see õppeprotsess ja kõik, kuidas süsteemid kõik toimivad, Facebook, Instagram, üldse see veebiturundusest ma räägin. Siis tegelikult see on nii põnev maailm, et see turundus. Aga räägi sellest, et kuidas sa just selle ettevõtlusega, kuidas sa sellega nagu alustasid? Jaa, et kui Eestis oli siis see pikk karjäär, nimelt ma siis ütlen kohe ära ka juba, et ma elan praegu Taanis ja ma olen juba 5 aastat elanud Taanis. Ja nüüd enne siis Taani kolimist ma tegin selle otsuse, et ma teen siis lõpuks ka oma ettevõtte ära ja korraldan kõik asjad ruttu ära, enne kui ma Taani kolin, et mul on siis see võimalus teha kaugtööd ja aidata siis Eesti ettevõtteid nii-öelda siis kaugtööna ja online'i teel. Ja nii see siis tegelikult toimuski, et ma tegin ka äriplaani. Siis tol hetkel oli just selline olukord, kus ma olin ka töötukassas nagu arvel. Ma olin tulnud just ära eelmisest töökohast ja mul õnnestus võtta ka ennast töötukassasse nagu arvele ja saada sealt üks väga hea suur digiturunduse tehniline koolitus. Ja pärast seda ma tegin ka äriplaani
mis siis läks ilusti läbi, sai heakskiidu, ma sain sealt ka siis rahalise toetuse arvuti ja telefoni ostmiseks, sest et minu tegevusvaldkonna puhul esialgu mul rohkem ju vaja ei olnudki. Ja nii see läks tegelikult päris ruttu. Ja ka ettevõtluse algkursus tuli läbida. Nii et ka selle ma tegin, see oli siis Töötukassa poolt seatud nõue, mis tegelikult on väga-väga hea ja kasulik. Et sa saad endale ka kohe sinna kõrvale selle inimese, kes sul selle äriplaani siis üle vaatab ja sulle nõuandeid annab. Minu puhul osutus see minu kunagiseks ekskolleegiks kindlustuses töötamise päev, nii et see oli väga tore selline kokkusattumus. Ja nii see algus siis läks, et ma mäletan, kui enne Taani sõitmist vist 5 päeva enne seda ma sain veel pangakontorut ära avada ja endale arvuti ära osta ja see kõik läks lõpus juba päris kiireks. Aga kliendid, seda ma võin öelda ja mis on väga oluline, et esimesed kliendid tegelikult ma hankisin juba enne isegi, kui ma oma firma vormistasin. Nii et see on hästi tähtis, et sul oleks juba mõni klient, et tegelikult ei ole ju küsimus selles nii-öelda ametlikus vormistamises, vaid see, et sul on juba, kellele sa saad seda tööd teha ja kellele sul on ka neid arveid siis juba kohe hakata esitama. Ja minu puhul oli see algus selline. Kas sa alguses kaasasid ka kellegi abi või sa tegid kõik ise? Ja alguses ma tegin kõik ise, sest et tegelikult mul olid olemas teadmised ja ka oskused, et enda valdkonnas vähemalt kõike ise teha ja see raamatupidamislik pool, mul tuleb kohe meelde, et ikkagi kui ma alustasin, ma esimese asjana võtsin konsultatsiooni raamatupidajalt, et siiski et minu meelest Krista tõi aru, et kuna tema oli sellel hetkel hästi nähtav ka, ta tegi väga head turundust ja siis tal oli juba oma äri ja minu meelest ja ka Facebookis tal oli juba päris suur grupp, nii et tema jäi mulle kohe silma ja ma läksin kohe ja jälle tema oli nähtav minu jaoks ja ma võtsin tema käest selle esimese tasulise konsultatsiooni, et saada natuke sellist kindlustunnet, et kinnitust, et kas ma olen kõik nagu õigesti läbi mõelnud ja just nii palju, kui mul alustamiseks nagu oli vaja. Ja tema käest ma sain selle nii-öelda toetuse, nii et ikkagi alguses see toetus on väga oluline, et sul on keegi see inimene kõrval, kes vähemalt raamatupidamise poole pealt on ju sulle ütleb, et jah, sa mõtled õigesti, sa oled õigel teel, anna minna, hakka tegutsema. Aga kuna sa mõtlesid, et nagu paalu või anda see edasi kellelegi teisele, et kuna tuli see koht? No see tuli ikka palju hiljem, et alguses, kuna ma tulin Taani, siis ma tundsin puudust pigem sellest, et mul ei olnud, et ma olin üksinda ühtäkki, sest töötades ettevõtetes, sul on ümber inimesed, sul on ümber tiimid, sul on ümber oma kolleegid, kellega sa saad asju arutada, mõtted põrkatada, aga kui sa alustad nüüd ettevõtjana, siis ikkagi sa oled alguses täitsa üksinda ja see võib olla päris frustreeriv. Mina tundsin küll kohe sellest väga puudust ja ma hakkasin tegelikult kohe seda võrgustikku endale otsima ja ümber ka nagu looma. Ma võtsin ühendust päris mitme inimesega
et saada kokku. Mul ei olnud isegi alguses mingit konkreetset ideed, mida ma temaga tahaksin rääkida. Ma lihtsalt lähtusin sellest, et ma vaatasin, et kes on mulle silma jäänud, kes tundub mulle, et on nagu rohkem selline minu inimene, minu tüüp on ju, kes mulle meeldib, kellega mul võib-olla midagi natuke ühistan. Ja ma kirjutasin päris mitmele inimesele. Oli neid, kes ei olnud väga avatud, aga olid ka neid, kes olid kohe avatud ja muidugi teeme kõne ja tegelikult näiteks üks selline hästi sümpaatne inimene, Jaan Kruusmaa, kellega me tegime kõne ja mina rääkisin ära, mida mina teen ja mis plaanid mul on ja minu meelest oligi nii, et tema soovitusel sain ma kokku siis ka oma järgmise kliendiga, kellega me teeme siiamaani koostööd, nii et see on juba 5 aastat kestnud. Äge. Jaa, väga äge. Et alati tasub võtta ühendust, et kui sa tunned millestki puudust, tegutse astu samme selles suunas ja proovi leida need inimesed, need kontaktid. Et see ei tähenda mitte midagi, kui keegi sulle üldse ei vasta, ei reageeri, siis kirjuta järgmisele, küsi järgmise käest. Et see õige inimene on kindlalt olemas ja üks asi võib teiseni ja nii see asi nagu läheb. Et minu koostöid, tegelikult ma ei räägi praegu koostöödest, ma räägiksin sellest, mida sa küsisid, et kuna tuli see hetk, et kuna võtta siis abiline, et see hetk tegelikult jõudis mulle kohale alles eelmisel aastal ja tegudeni ma jõudsin sellel aastal ja töö saab ikka hoopis teise hoo ja kogu see ettevõtluse igapäevane töövoog on ikkagi palju kiirem, kui sul on kellegagi mõtteid põrkatada ja rääkida. Ja see sama ka, et sa saad tegeleda sellega, mis sulle nagu meeldib. Jah, täpselt. Et need kliendid, kellega ma kokku sain, siis oli ka meesterahvas, et mulle nii meeldivad numbrid, et ma teeks seda ise, aga ma tahan teha seda. Ta oli ehitusmees, et aga mulle meeldib see töö, et ma hea meelega annaksin nagu kellegile teisele, aga just, et tema tahtis, et ta saaks kontakti, ta saaks suhelda, et tal nagu oleks mingi tugi nagu kõrval. Et see oli tema jaoks tähtis. Nii, aga äkki räägime nüüd natuke siis muredest, rõõmudest, õppetundidest. Jah. Mida välja tuua? Jah, mida välja tuua, et ma arvan, et see ettevõtluse teekond on, seda on kõik ühest suust öelnud, kõik, kes on alustanud, et ega see ettevõtlus on selline asi, et see käib paralleelselt sellega, et kuidas sina siis ise kasvad inimesena ja arened, et see eneseareng seal kõrval on väga-väga oluline pool ja kindlasti tuleb ka siis selliseid kohti, kus ongi võib-olla, ma ei tea, võib-olla see on mingi naiste teema rohkem kui meeste teema, aga vahepeal on vaja nagu neid kohti aeglustada, kus sa lihtsalt kasvadki inimesena, sul on need enda sellised kasvukohad tulevad, kus sul on vaja võtta, läbi mõelda, et mis koht mul takistab siin järgmist sammu astumast. Kas see on mõni hirm, kas see on mõni... Sõber. Tahab ka tulla tähelepanu. Väga armas kaaslane sul. Ja. Et selliste inimlike kasvukohtade ületamisega tuleb ka tegeleda ja sellepärast, et muidu need saavad sul lihtsalt takistuseks. Et tuleb lihtsalt märgata neid kohti, et kus mul need kitsaskohad on, aktsepteerida neid, tunnistada, jah, see on nii, mis ma siis teha saan, võib-olla mul ongi vaja korraks
mõnda mentorit sinna kõrvale, kes mind aitab nendest asjadest üle või mõnes grupis mingi väike programm kaasa teha ja ma saaksin lihtsalt oma asja ära lahendada ja kiiremini siis ka nagu edasi areneda ja edasi liikuda, sest et see on see vana tõde, et kui me asju teistmoodi ei tee, siis midagi ei muutu ja me võime aastaid olla ühe koha peal kinni. Kui me lükkame asju edasi, siis me avastame, et me oleme järgmine aasta täpselt samas kohas, täpselt samade asjadega maadleme, samade probleemidega ja niimoodi natuke tekib see ärevus ja ka see ebakindlus ja sellised muremõtted tulevad pähe, et mina soovitan igatahes, kui tekib mingi selline kinnijäämise koht, on ju, leia see grupp, leia see inimene ja proovi siis need asjad kuidagi enda jaoks läbi mõelda, sest kõige suurem jõud peitub tegelikult selguses, et kui sa, vähemalt minu puhul see töötab, kui ma saan asjadest aru, kui mul on selgus, et miks midagi on nii, mida need asjad tähendavad, ehk selline teadlik tegutsemine. Et mulle väga meeldib, kui mul on konkreetsed tööriistad mingiteks probleemseteks kohtadeks juba olemas. Ma tean, et kui mul tekib mingi kinnijäämine, kui mul tekib mingi selline olukord, kus ma olen segaduses, siis ma tean, kuidas ma neid asju täna ma tean, kuidas ma neid asju lahendan. Aga näiteks ka siin 2 aastat tagasi ma ei teadnud ka täpselt, kuidas midagi lahendada. Mul olid päris suured hirmud teatud tegevuste ees ja see ongi inimlik ja see on okei. See ei ole nagu mitte midagi, et sinuga konkreetselt oleks, et ei, ma ei kõlba ettevõtjaks, et mul on nagu need ja teised ja kolmandad probleemid on ju ja ma ei saa hakkama või midagi. Kõik asjad on lahendatavad, absoluutselt kõik asjad on lahendatavad. Et lihtsalt tuleb aru saada, keegi võib-olla aitab ja väga raske on ise näha neid asju enda ka võib-olla kitsaskohti, et see on väga hea, kui keegi peegeldab sulle sinu mõtteid tagasi ja osutab nendele kohtadele, mis sul vajavad lahendamist. Aga mis sind inimesena nagu motiveerib või kuidas sa ennast nagu hoiad? Sa oled hästi särav inimene. Aitäh! et kuidas sa ennast nagu hoiad või seda, et on sul mõni nipp või mingi eriline soovitus? Ja mul on väga palju selliseid rutiine, mida ma olen teinud aastate jooksul. Aga loomulikult ma ei tee neid kõiki korraga, ma teen ikkagi vastavalt vajadusele, vajaduspõhiselt. See on teine minu väga oluline märksõna, et tee kõike vajaduspõhiselt. Et kuidas mul on see hea tegelikult omadus, et ma olen kuidagi nagu ise motiveeriv või motiveeruv, et ka firmas palgatöötajana töötades tegelikult ma ei vajanud palju selliseid väliseid, et keegi mind motiveeriks ja annaks mulle neid innustusi, vaid alati see motivatsioon tegelikult tuleb minu enda seest ja selleks on väga palju erinevaid võimalusi, et sa jälgid põnevaid inimesi või sa loed midagi huvitavat või näiteks sa käid hästi palju jalutamas looduses või minu puhul on väga motivatsiooni ma leian kindlasti kui ma loen või kuulan podcast'e või midagi sellist, aga mis mind hoiab nagu tegutsemas ja annab mulle nagu seda sisemist energiat, siis see on ikkagi mere ääres käimine. Minu selline märksõna on, et
mul on vaja käia kogu aeg mere ääres, isegi kui ma ei ole vees. Mulle meeldib ka külmas vees ujumine ja ma olen seda nüüd proovinud aastat muuta üha regulaarsemaks tegevuseks, sest ma avastasin, et see aitab ettevõtjana tegelikult väga palju kaasa distsipliinile ja sihikindluse arendamisele. Et kujuta ette, et kui sa oled nüüd näiteks, kui ma täna otsustan, nüüd meil on oktoober, on ju, ja ma otsustan, et ma lähen ujuma, siis tegelikult ma lähen ka, et ma enam ei hakka mõtlema. Et ma teen selle otsuse juba ära kodus, okei, ma lähen, ma panen omale riided trikoo selga, ma sõidan mere äärde, on ju, siis ma enam ei mõtle selle vahepeal, et tulen autost välja, see külm mereõhk tuleb, on ju, oot, kas ma nüüd ikka lähen, äkki ma ikka ei läheks, äkki ma lähen üldse homme, et äkki täna ei ole ikka hea ilm. Et ma tegelikult, sa võtad oma asjad, sa oled otsuse teinud, ma teen selle ära, on ju, sa võtad oma asjad, sa lähed sinna, siis tegelikult see on nagu protsess, see on nagu me saame siin väga palju paralleele tõmmata ettevõtlusega, on ju. Et mul on hirm ja okei, ja mis siis, ma ikkagi lähen, ma teen selle ära. Ja kui ma lähen sinna kohale, seal on ka teisi inimesi. Ja see meri on natuke sünge, see on võib-olla mõnikord väga palju laineid, on tuul, on ju. Ja see on kõige hirmsam osa, et siis kui ma hakkan ennast see jope ära, et pean sinna oma riided panema sinna. Aga Taanis on väga armsalt tehtud need sellised tuulekojad pandud, et siin on hästi populaarne see ujumine ja siin on nagu sellised tuuletõkked pandud ja seal on teisi inimesi ka, ma ei ole seal üksi. Ja siis sa lähedki sinna, võtad ennast kokku, lähed sinna külma vette, kastad ennast ära ja kui sa siis pärast välja tuled, missugune hea tunne see on. See on nagu, sul on lihtsalt suu kõrvuni kogu aeg seda, aga sul on niivõrd hea tunne ja sa näed, et ka teistel inimestel kõik, kes sealt ujumissillad tagasi tulevad ja sulle vastugi tulevad, kes on juba vees ära käinud, neil on kõikidel suu kõrvuni peas, nii et ma soovitan proovida midagi sellist, mis otsida mingid sellised hobid, mis tegelikult aitavad sul inimesena kasvada, areneda ja aitavad ka siis ettevõtluses nagu ühtlasi edasi liikuda. Sest minu jaoks vees käimine, külmas vees käimine on mõnus, sellepärast, et see ventileerib minu närvisüsteemi, sest paratamatult, arvestades, mis meil siin ümberringi toimub, ümberringi keskkonnas, meil on väga palju infot ümberringi, ka erialaselt ja kui me siin veebi teel töötame, siis igast poolt tuleb seda infomüra nii palju. Et me lihtsalt vajame neid tööriistu ja neid oskusi, et kuidas endal ise seda ärevuse fooni maha võtta, kuidas ennast hoida, kuidas hoida enda päevarütmi, et me ennast läbi ei kärsataks. Võtta aega nagu igale tegevusele, nii puhkamisele, perele, rahulikult õhtul koos perega söömisele, väljas käimisele ja siis ka intensiivselt töötamisele. Et see on alguses väga suur ohukoht, et mina kaasa arvatud, mulle meeldis see, mis ma tegin, on ju. See oli nii põnev ja ma võisin seda teha tegelikult kella 1 öösel. Rahulikult hommikust kuni vahepeal olid pausid, ma käisin väljas. Aga ma unustasin ära nagu selle ajagraafiku, et see võttis mind, tõmbas mind see tegevus, kui sa tegeled hobiga, on ju, jah. Et siis sa ei vaata kella ja sa unustad täiesti ära ennast ja see võib lõppeda sellega, et ühel hetkel sa enam lihtsalt ei taha teha seda, mis sulle väga meeldis. Sul tuleb see piir ette, sul on vaja kohe pikemat pausi, siis ei ole nagu, et sa võtad 2 tundi pausi. Et kui sul tuleb see, sa oled üle töötanud täiesti märkamatult ja tekib sul see, et ma ei tahagi enam seda teha, mulle enam ei meeldi see, siis see on märk sellest, et sa oled natukene endale liiga teinud
ja sul on vaja rahulikult siis päevarütm läbi mõelda, ajakava panna endale ja teha ikkagi siis kõikide asjadega niimoodi võrdselt endale pakkuda erinevaid tegevusi päeva jooksul. Ja võib-olla isegi mõni puhkepäev täitsa võtta, kus sa ei tööta üldse. Ja väga head nõuanded. Aga ma nüüd mõtlesin vahepeal selle peale, et kui lähme nüüd turunduse juurde tagasi, et näiteks oled alustav ettevõtja. Tegelikult alustaval ettevõtjal vahendeid on suht vähe, on ju. Et mis oleks need turundusnipid, et kuidas sa saaksid taha selle kõige kiiremini selle kliendi ja niimoodi, et sa saaks juba hakata nagu mõnusalt toimetama, ennast rahulikult tundma. Et kuidas sa saaksid nagu esimese kliendi alustada? Või mis oleks need nipid, et turunduses ma mõtlen, mida sa peaksid nagu kõigepealt nagu, ma mõtlen ennast, on ju, et ma tahaks Instas, ma tahaks seal, siis on veel TikTok, kõik võimalikud kohad, tahaks kirju saata, tahaks nagu kõike igal pool tahaks nagu olla, tahaks neid Insta storiesi, ma ei tea, Reels'e, kõik võimalikke asju teha, aga tegelikult mul ei ole raha, et seda kellelegi teisele delegeerida. Aga kui ma tahaks ise teha, mis mul oleks mõistlik, kas mul on mõistlik igal pool olla nüüd ennast välja rabeleda või samas ma tahan ju tegeleda sellega ka, millega ma ise tahan tegeleda. Et aga mis oleks need esmased turundusnipid, et millega ma nagu kõigepealt ise saaksin hakkama, nii kaua, kui mul on võimalik võtta see spetsialist, kes mind edasi aitab. Et kõigepealt mina soovitan seda, et ära ole igal pool. Et ära ole, et ei pea üldse olema igal pool ja see on, ma saan aru sellest tahtmisest, sest nii palju põnevat toimub ja igal pool räägitakse ju ka turundus on praegu väga populaarne teema, kuna turundus on viimase aasta jooksul olnud väga suures muutuses, sest esiteks meile tuli AI, teiseks on inimesed ju väga palju viimase 2 aastaga muutunud. Inimeste väärtushinnangud on muutunud, me muutume inimestena iga päev, kui me juba iseennastki mõtleme, iseenda peale, siis me saame ka aru, et ka meie oleme ju praegu väga palju muutunud viimase 2 aasta jooksul. Nii et ma ütleksin väikesele alustavale ettevõtjale on kõige targem tegevus alguses läbi mõelda see vundamendi osa. Et miks see vundament on oluline, sest ma tooksin siin sellise võrdluse, et see on sul nagu kujutad ette jäämägi, et mingi väike tipp paistab sulle ülevalt sealt veest välja ja siis on alumine osa, mis läheb järjest laiemaks. Et tegelikult see kõik, mis me hakkame nüüd välja näitama, mis teistele näha on, see on see Instagram, Facebook, sotsiaalmeedia, seal me hakkame ennast näitama, paneme välja, aga enne tasuks korra läbi mõelda see, et see veealune osa, see selguse loomine, et kes sa oled, kes sa täpselt oled, keda sa tahad aidata, millega ma saan praegu inimesi aidata. Ja tõenäoliselt väga paljudel inimestel on, et see loetelu tuleks päris pikk, millega ma saan aidata. Ma saan teha seda, teist ja kolmandat. Sul tuleb võtta fookus alguses. Päris kitsas fookus. See on see, mille vastu, mitte isegi vastu, vaid ütleme, see on see, mida palju ei teata. Et kui sa alguses tuled välja, siis võta see fookus endal kitsam. Tee enda jaoks selgeks, kes sa oled, mida sa pakud, kellele täpselt, kes on praegu sinu sihtrühm, kellele sa välja lähed rääkima. Et ära võta, et kogu maailm on sinu sihtrühm, on ju kohe. Siis, mis on sinu põhisõnum? Mida sa tahaksid, et inimesed sinuga seoses teaks 3 asja, et kui sind ei ole ruumis, sa lähed ruumist välja, mis on need 3 märksõna, mida sa tahad, et inimesed sinu kohta ütleksid või teaksid. Ja see sõnumi paikapanek
ja et need on nagu sellised elementaarsed asjad, mis peavad sul selged olema, enne kui sa lähed seda kanalit üldse valima. Et kes on sinu sihtrühm, sest kanal tuleb meil selle järgi, et kus meie sihtrühm siis, kus ta käib, kus ta on, kus me oma sihtrühma kõige tõenäolisemalt kohtame. Kui me oleme ikkagi B2B ettevõte, see tähendab ärilt ärile ettevõte, siis meil ei ole mõtet võib-olla üldse Facebookis midagi väga palju teha. Võib-olla meie tark koht ongi LinkedIn ja näiteks e-maili turundus. Ja kanalite valik ka, et ära võtta kohe kõike, vaid võtta 1+1. Et üks on sul põhikanal ja üks on toetav kanal. Ja e-kirjade turundus on samamoodi, see on nagu kanal, vorm klientidega suhtlemiseks. Ja see on tegelikult väga tark ja tulu toov vorm või viis hakata kohe neid e-kirja kontakte koguma, sest see on sinu vara, see on see, mis sul on ja alles ja kõik see, mis on, ütleme, sotsiaalmeedia, mis on teised platvormid, neid meie ei kontrolli, need on veel lihtsalt, et tore, kui me saame neid kasutada. Et see on väga ohtlik, kui me kogu oma äritegevuse ehitame üles ainult Facebookile või ainult Instagramile, et meil peab kindlasti olema ka mingi teine võimalus oma klientidega suhelda, näiteks kui meil läheb konto äkitselt kinni, seda juhtub ju viimasel ajal päris tihti ja sul on ainult Facebookis sinu, ma ei tea, 3000-4000 jälgijat, mis sa lõpuks kokku oled saanud suure vaevaga koguda, siis mis sul on siis see nii-öelda tagavara tegutsemisplaan, plaan B, et siis sul ei olegi ju enam ühtegi võimalust oma klientidele öelda, et hei, et ma olen nüüd hoopis teises kohas, et mul on nüüd see kokkusaamisplatvorm hoopiski võib-olla Slackis või need teised platvormid, mis on ka meil Facebooki kõrvale juurde tulnud. Minuga juhtus täpselt sama, see konto pandi kinni, ja ausalt öelda, siis see oli päris nagu selline raske, nagu see võttis emotsionaalselt mind nii maha. Ma vist olin, ma ei tea, 3-4 kuud küll ma ei suutnud nagu mitte midagi teha sinna Facebooki ja niimoodi, kui ma ka lõpuks sain selle uue konto tehtud, mul ei olnud ühtegi sõpra ega niimoodi, vaikselt hakkasid tulema, aga ma ei saanud enda nimega tagasi teha ja seal on ka see, et kui ma ka kutsun, siis kas teine inimene teab, et see olen mina või ei ole ja kõik nagu kuidagi või nagu need messenger ja kõik nagu suhtlus, nagu kõik ei kadunud nagu. Ja ma ei tea, emotsionaalselt see mõjus mulle nagu nii, võttis päris nagu maha. Ja, et sa alustad nagu nullist on ju otsast pihta. Aga seal on teine asi see, et kui nullist alustad, sul on puhas leht, siis tekib selline hirm, et ma ei taha seda ju ära rikkuda, on ju. Et kuidas ma nüüd välja tulen uue lehega. Seal oli see teema jälle. Aga nüüd ma vaikselt kujundan seda lehte. Ja, see on päris suur teema ja varem võib-olla ei mõeldudki selle peale, aga praegult küll, et ära siis ainult sotsiaalmeediale oma tegevust üles ehitad, ikkagi esimene asi mõtle, mis on päris sinu vara. Koduleht on sinu vara, sinu klientide kontaktid on sinu vara, millega sa saad edasi tegutseda. Kui see lähebki sul sotsiaalmeedia korraks maha, sul tuleb paus sealt on ju, sa saad ikkagi edasi tegutseda, oma klientidega ühendust võtta, kutsuda Zoomi teha, näiteks Zoomi üritused, e-kirjadel suhelda. Et see võimalus jääb sulle, et sul see asi ei löö siin nii-öelda siis päris nagu rivist välja. Ja teine pool on see ka, et ikkagi Facebooki me panustame üha rohkem aega, et me tahame teha sisukaid postitusi on ju. Et me lihtsalt et enam ei ole see, et ma seal panen rõhku kvantiteedile, et ma iga päev siin 3 mingit tsitaati postitan, viskan õhku,
või et ma olen nii, ma olen naa teises asendis, vaid et ikkagi me üritame sinna ka juurde mingit sisu juba kirjutada, eks ole, sisukamaks on läinud ju see postituste stiil. Ja siis, kui me panustame sinna aega, siis, ja see kõik ära kaob, on ju, siis see on jälle nagu maha visatud töö, mis meil on kaotsi läinud. Et siit on ka minu sellised efektiivsuse soovitused, et tee üks selline korralikum sisu kuskile, kas näiteks blogi ja sealt edasi sellest sisust tee siis ka endale need sotsiaalmeedia postitused ja kõik muud postitused, e-kirjad, sa saad sellest samast ühest sisust kõik ära teha ja sul on see materjal kuskil kindlas kohas on ju olemas, sinu blogis see ei kao ära on ju. Või kui sa teed, sul tuleb võib-olla Facebookis paremini välja see sügavam, parem sisutihedam postitus, võta siis seesama Facebooki sisu, tee sellest blogi näiteks. Tee kohe temast natuke pikem kirjutis, tee blogi, tee sellest samast ka Instagram, kui see Instagram on sinu toetav kanal või näiteks YouTube'i lühivideo või pikem video. Et mõttes see teekond tuleb hästi läbi mõelda, et kuidas ma saan efektiivselt sisu toota ja ka kuidas ma oma klientidega, kus ma kohtun siis oma sihtrühmaga, et kus ma saan nendega kokku, sest et see turundus on praegult läinud ja selliseks, et see on nagu mänguväljaku stiilis, et kliendid liiguvad igal pool erinevates kohtades, et sinna ostuni lõpuks jõuda, pead sa oma kliendiga siis veetma koos eelnevalt päris palju aega. Et öeldakse, et 11 tundi on vaja enne. Keskmiselt loomulikult, see ei ole mingi reegel, alati on erandeid, aga keskmiselt kuskil 11 tundi. Sõltub siis sellest, kui kallis su toode on. Ja mis alal sa tegutsed ja loomulikult isiksusest endast ka on ju persoonist, et see kõik võib varieeruda. Aga ikkagi kokkuvõte on see, et inimestena me ostame nende käest, keda me juba natukegi tunneme ja kes meile meeldib. Ja kui see toode ka meid kõnetab ja sobib, siis ongi kaup koos. Nii. Aga ma tahtsin küsida, tead mida või? Jaa. Kuidas sina enda ettevõtet turundad? Kui sa oled turundusspetsialist, aga kus sina turundad või mis on need kohad, kus me sind leiame või kus nagu? Jaa, minul on ka tegelikult, minu see loosung on, et vähem on rohkem ja seda ma üritan tegelikult ka oma klientidele siis õpetada, rääkida ja koos teha sellisel viisil, et pigem teeme tõhusaid asju, efektiivseid asju, aga et me ei pea tegema täna palju asju, aga lihtsalt minu meelest kõige tähtsam on teha neid asju, mis toovad sulle kõige kiirema tulemuse. Ja minul on praegult siis turunduse ABC grupp, kuhu ma soovitan tulla, kus siis ma jagan ka neid teadmisi, kuidas turundusega alustada, mida teha siis väikeste selliste ampsude kaupa. Näiteks praegu mul on turunduse ABC grupis üleval ka veel täiesti tasuta järelvaatamiseks 4-osaline videote sari, kuidas alustada e-maili turundusega. Selle ma tegin kevadel ja see mul praegu täiesti grupis veel tasuta olemas. Mingil ajal ma võtan need sealt ära ja panen tooteks kokku. Ja turunduse ABC on siis minu grupp, kuhu tulla. Ja teine asi on siis see, et ma alustan ka siis programmiga. Ma olen teinud 1 kord aastas sellist suuremat 3-kuulist programmi, kus selle pealkiri on turunduse restart 2026, sest 2026 ongi kohe ukse ees ja meil on vaja vaadata nagu need tegevused üle, millega me siis alustame kohe 2026 oma aastat.
et see on täiesti elementaarne, et üks kord aastas tuleb korraks oma nii-öelda atra seada, vaadata üle, mis on siiamaani töötanud, mis ei ole töötanud, kindlasti vaadata üle majandusprognoosid, tarbija käitumine, kuidas see on muutunud, kuidas see sobitub kokku meie senise tegevusega, võib-olla meil on vaja leida kõrvale mõned uued ärisuunad või hoopiski mõned uued sihtrühmad. Et kindlasti need, sest eelmine aasta me rääkisime sellest, et tuleb pikk ja vinduv, et see ei ole mingi järsk majanduslangus, vaid see on nagu pikk ja vinduv. Ja nii tegelikult on ka praegu ju läinud, et seda me näeme kõik on ju. Ja sellega peab ka turunduses arvestama, et sa ei saa seda ignoreerida. Et sa ei saa nagu ühtemoodi käituda siis, kui on majanduses head ajad ja kui on majanduses madal seisuaeg, et kindlasti tuleb siin oma turundustegevusi ja äritegevust korrigeerida. Ja selline plaan on alustada, võtta grupp kokku uuesti ja alustada siis 7. novembril. Ja nii jõuame ilusti november-detsember selle selguse luua, panna fookuse paika ja nii, et me saaksime jaanuaris juba ilusti aastat alustada konkreetsete tegevustega, et me teame, mis me teeme, meil on selgus majas, et see võtab ka väga palju ärevust maha, kui meil on kindlalt teada, mis kanalites me oleme. Väga lihtsalt on ju alguses, üldse ei maksa kuidagi ennast üle mõelda, üle pingutada. Võta see üks fookus, kitsas fookus, üks kanal, põhikanal, üks abikanal, veel mingi lisategevus võib-olla kas kohe või natuke hiljem e-kirjade juurde ja hakkad lihtsalt sellega minema. Arendada saab alati, et ei pea olema kohe perfektne kõik ja lihtsalt mis minu kogemus on see, et kui sul on selgus, siis see annab sulle tohutu jõu. Miks me jääme kinni oma asjades on see, et meil ei ole asjad selged. Minul on täpselt samamoodi, kui mul on asjad ebaselged. Ma võtan paberi ja pliiatsi, ma kirjutan asju läbi ja siis mul on tohutud paberite hunnikud teinekord, sest ma olen need väga palju läbi kirjutanud. Ja kirjutangi seni, kuni mul saavad need asjad selgeks ja siis on mul laud ilus puhas, mul ei ole enam ühtegi paberit. Nii et nii on, et mõnikord tuleb natuke rohkem aega pühendada siis nendele tegevustele, mis võib-olla kohe ka välja ei paista. Aga see tegelikult on palju efektiivsem, sest siis sa juba tead täpselt, kuidas sa tahad välja paista ja mis on sinu sõnum. Ja kuhu sa tahad ka välja jõuda oma selle sotsiaalmeedia ja kõikide asjadega, sest ega sotsiaalmeedias me ei postita neid asju nii sama aja viiteks on ju. Mina ei tee ühtegi tegevust ka nii sama aja viiteks. Mul on kõik läbi. Näiteks on tunne, et kui ma lihtsalt teen, siis see ei kõneta kedagi. Seal ei ole energiat tagas, see on lihtsalt üks postitus. Aga kui ma midagi pühendun ja niimoodi, siis seda märgatakse. Ma vaatan, seal on kas like rohkem või niimoodi, et tegelikult saab vaataja aru sellest. Ja tegelikult seal taga on ka ju plaan, miks sa seda teed. Ja sul peab olema pikaajaline ju sul peab mingi eesmärk olema, on ju. Kas või mingi 3 kuu eesmärk või 1 kuu eesmärk? Aga sina see, et 5 postitust päevas, et Facebook hakkaks sind jagama või sulle neid kliente tooma, et vahet pole, mis postitus, aga 5 tükki peab päevas tegema. Mis sina sellest arvad? No siis sõltub, mis su eesmärk on. Kui sul on eesmärk kasvatada, sul on näiteks, võtad endale järgmise 3 kuu eesmärgi, kasvatada ühte kanalit, konkreetset kanalit, näiteks Instagrami, kasvatada mingi konkreetse arvu jälgijateni, siis sa panedki kirja, et see on sinu eesmärk praegu ja sa ei võta ühtegi teist fookust endale sinna, jah. Aga sul peab ikkagi olema see ka, et samal ajal, kui sa tahad sinna jälgijaid tuua, sul peab olema ka see vaade selge, et
mis sõnumit sa edasi kannad, nagu see võiks ka ikkagi nendest asjadest läbi kumada, et mis su sõnum on, millest sa räägid. Sest igast asjast saab rääkida mitmekümnes erinevas vaatenurgast. Sa võid neid vaatenurki muudkui avada ja avada uusi, tulevad sul kõik erinevad postitused, aga tegelikult see nii-öelda see point lõppkokkuvõttes on ikkagi üks ja sama. Sinu puhul siis nagu see, et võtta endale kõrvale kohe see õige inimene, raamatupidaja, kes aitab sul nagu, on ka sulle nagu see mõttepartner, eks ole, ja aitab sul asju siis õigesti, enda hinda õigesti näiteks seada. Minu kursusel ka me räägime hinnastamisest, kuidas asju hinnastada, kuidas luua selgust, kuidas luua fookust, kes ikkagi su sihtrühm praegu on, sõnum, põhisõnum peab olema ka paigas väga selgelt. Põhisõnum, et minu põhisõnum on vähem on rohkem. Sest ma ise olen väga selline, et mulle ei meeldi ülearust tööd teha, mulle meeldib selgus, lihtsus ja alati see vähem on rohkem, see töötab. Ja need konversioonimäärad on ka tegelikult sellel puhul päris head. Et lihtsalt natuke on vaja asju läbi mõelda. Ja eesmärgipärane tegutsemine. Et kui sa tahad, jah, sul on vaja, kui sa tahad seda numbrit, mingit konkreetset jälgi ja numbrit täis saada, sul ongi võib-olla vaja teha sinna 5 reelsi nädalas või päevas. 5 postitust on ju mingi periood ja see on täiesti okei, sest sa tead, mis eesmärk on, miks sa seda teed. Aga sa ei pea tegema seda kogu aeg. Aga see ei ole, et siis kui sa kogu aeg ei tee, et siis seal mingi algoritm või midagi läheb sassi, et nüüd sa jätsid tegema. Seal on omad nipid ja selles algoritmil on omad nipid, kuidas talle puhkust anda, kuna teda muuta intensiivsemaks, mis tegevusi on vaja teha, aga see tegelikult, need järgmised sammud põhinevad ka analüüsil, et kui sa juba midagi teed, siis sa oma tulemusi vahepeal ka ikkagi regulaarselt vaatad üle, iga kuu lõpus vaatad üle, okei, mis ma tegin, mis tulemuse see andis. Ja praegu on ju väga tore see, et tegelikult Instagram ise ju ka näiteks, kui me siin juba Instagramis praegu rääkisime, toob sulle need kuu kokkuvõtted ilusti välja, et sa pead lihtsalt oskama neid vaadata ja tõlgendada. Et ta toob sulle väga ilusti välja, et mitu postitust sa tegid, mis tegevusi sa tegid, mitu storyt sa tegid, mitu reelsi sa tegid ja annab sulle ka nõuandeid. Aga siis on veel üks võimalus, et pane kogu analüütika näiteks ChatGPT-sse, mis on välja õpetatud ChatGPT ja mis minu programmis saab ka endale kohandatud, kasutada seda minu poolt kohandatud ChatGPT-d, mis on siis turunduse ja müügitegevustele spetsiaalselt suunatud. Ja ta aitab sul teha selle kokkuvõtte ära, kui sa ise näiteks tõlgendamise kätte ja tee pilt oma sellest statistikast ja ütleb, palun aita mul tõlgendada, et mis kokkuvõtte sa teeksid ja mis nõuanded sa mulle annaksid. Ja jah, et selliseid abistavaid nippe ja väga lihtsaid nõuandeid, et neid mina kogun ja see on minu suur hobi ja kirg, sest mul on ka eelmine aasta oli meil AI aasta, kui AI välja tuli suraga. Mul on suur pikk Exceli tabel, kus mul on kõik, mis mul on läbi proovitud, mis ootavad läbiproovimist, tohutult palju sai läbi proovitud need asju. Aga tegelikult on ikkagi see, et mis sul kasutusse jäävad, neid on ju ikkagi vähe ja ei peagi olema neid palju. Et pigem kasuta, tee seda, mis sul on praegu vaja, leia need töövahendid, tee ainult neid, ära ütle ringi igal pool, ära krahma siit, sealt, see on ka. See nõuab ka distsipliini hoida endal seda fookust on ju. Et ma ei vaata ringi, ma ei väsita ennast nagu selle infomüraga, mis mul on ümber, vaid ma alustan nagu päeva, alustan mingi kindla rutiiniga oma päeva.
proovin asju erinevalt teha, teistmoodi teha. Ja see on nii tore üllatus, kuidas tegelikult väikesed asjad võivad täiesti muuta sinu seniseid tulemusi. Väga-väga palju. Ma võin siin tuua näiteks enda puhul. Ma olin tegelikult väga pikka aega, tahtsin muuta seda, et ma läks õigel ajal magama õhtul. Sest mul läks õhtul nii... Mul on ka nii raske see, et ma ei tea. Jah, õhtul läheb nii huvitavaks, et ei saa kuidagi õigel ajal magama. Aga meil on ajavahe ju ka Eestiga, mul on tund aega siis taga Eestist kell, nii et minu kliendid ärkavad varem ja ka mina võiksin palju varem mu tööd alustada, mõtlesin ma nii, aga kuidas ma seda saan teha? Ja nüüd lõpuks septembrist ma leidsin endale siis ka sellise kaasmõtleja, kellega me koos siis teeme niimoodi, et märkame kell 5, teeme oma hommikurutiinid ära, teeme tänulikkust hommikul. Ja see päev algab nagu nii hea tundega, nii hea, ma olen energiat täis, ma olen heade mõtetega laetud ja ma olen palju efektiivsem ja ma lähengi õhtul varem magama, nii et ma olen väga õnnelik selle muutuse üle ja ma olin nii elevil ka sellest, et see andis ka sellist uut energiat, uut powerit, et vau, ma saingi selle ära teha, ma ei uskunud. Ja tulles tänulikkuse juurde, siis see on minu viimase rutiin ka hommikuti teha ja ma tunnen, et see annab päevaks energia, see on nagu õige alus päevale. Tohutult annab ja me teeme ka 10 asja, me võtame vihikud, minu vihikud ja ma ei mõtle. Tal on veel see, ma teen seda Kaioja omast, tal on veel see, et saada 3 inimesele armastust. Ja. Kes võib-olla ei ole ütleme, et ei ole sinuga kõige paremini käitunud või niimoodi, et kelle peale sa just eriti ei taha mõelda, aga sa saadad nagu armastust neile ja lased nagu sellest tundest lahti. Sa saadad ette juba seda kõike. Ja. Et see on hea alguspäeval. On jah, see trikke ja nii. Tead, aga meil vist hakkab aeg läbi saama. Jaa. Nii, ütle siis lõpuks, kuidas sinuga ühendus saab või kus sind leiab või kus neid toredaid nõuandeid? Et mina kutsun siis turunduse ABC gruppi ja me saame panna lingid ju ka sinna. Kuskile alla, eks ole. Ja mul oli ka siis Google'i, ma panen ka Google'i vormi lingi, et kui praegu siin kuulajates kellelgi tekib huvi tulla minuga koos alustada siis 7. novembril seda 3-kuulist nii-öelda mentorprogrammi, kus meil on nagu see eesmärk on teha asjad ära. Justkõik, kus on midagi kinni jäänud, aga lihtsalt mina sooviksin, et need inimesed neil oleks juba midagi, nad teavad, mida nad teevad, nad ei hakka alles otsima nagu oma toodet või teenust, vaid et sa oled juba natuke tegutsenud, sa oled lihtsalt kinni jäänud või sa ei tea või tahad oma asjad üle vaadata või fookust seada, nii-öelda atra seada uueks aastaks on ju. Et ja sul on soov tegutseda, siis pane ennast sinna vormi kirja ja me teeme kõne, kus me vaatan üle sinu ühe peamise kanali. Ja me vaatame ka üle, et kas meile sobib koostöö ja kas see on sinu jaoks üldse õige koht, kus see fookus panna siis järgmiseks 3 kuuks. Nii et see on nagu väga oluline ja see inimeste vahel see nii-öelda keemiakõne ka on ju, et kuidas me sobime ja igal juhul sul on sellest kõnest kasu, sest ma olen täitsa kindel, et ma saan ka vähemalt ühe kasuliku nõuande sulle anda. Ja pane ennast sinna siis vormi kirja, minu üleskutse on see ei kohusta mitte millekski, see on sulle võimalus ja mina soovitan kõikidest võimalustest kinni haarata ja inimestega hästi palju suhelda ja kontaktis olla, sest sa kunagi ei tea, üks asi üheni, üks asi ja asjad viivad nagu, lähevad edasi nagu hammasratas on ju.
et lihtsalt ole avatud, suhtle, räägi ja vaata, mis kõik põnevat võib tulla veel, et elu on tõesti väga, väga ilus, täpselt nii ilus ja nii kerge, kui sa ise suudad selle enda jaoks siis mõelda ja korraldada. Aitäh sulle, Inga! Ja suur tänu, et sa tulid minu esimesse podcasti. Ma väga tänulik ja ma ei tea, tunnen hetkel hea, et ma arvan, et sellest tuli midagi head ja keegi siit enda jaoks midagi sai. Ja ma tahan tänada kõiki kuulajaid, kes kohal olid ja kes ka järgi kuulavad. Ja tahan veel öelda, et järgmine podcast toimub meil juba 31. oktoober ja külla tuleb Merili Nahman. Tema teeb selliseid imelisi asju nagu krepppaberist lillekesi ja ma olen tema töötoas käinud ja see on tõesti nii rahustav ja nii mõnus tegevus ja kui sellest tuleb veel midagi ilusat välja, siis on lihtsalt nii äge. Ja tema tuleb siis meile rääkima oma ettevõtlusest, kuidas tema toimetab ja mis tema teeb ja ma arvan, et see saab ka väga huvitav olema. Aga kus te seda infot kõike saate, siis tulge gruppi Raamatupidamine Jaana Mäomaga. Meil on seal teisipäeval saab küsimusi küsida, kui olete jänni jäänud kuskil raamatupidamisega või lihtsalt tekib mingi küsimus, siis saate küsida. Neljapäeviti meil on selline huvitav reklaamipaus, kus saate oma tooteid ja teenuseid siis tutvustada teistele, ennast natuke nähtavale tuua ja siis sealt saate juba järgmise info järgmise podcasti kohta ja kindlasti paneme ka järelvaatamiseks selle podcasti sinna. Nii et aitäh kõigile ja kohtume juba 31. oktoobril. Ja mina ka tänan väga kutsumast. Nii tore oli siin olla. Ja ilusat sügise jätku!